Aasta 2020 on siiani olnud suuresti maailma muutev ja katastroofiline. Eriline on ka selle aasta tähistaevas ning vahelduseks saame näha midagi imelist. Vaadates praegu Eesti söötaevast on nähtaval kõik meie päikesesüsteemi planeedid. Palja silmaga on väga lihtne näha 4 planeeti, mis on tunduvalt eredamad kui tähed. Vaadates lõunasse avaneb vaade pärast päikeseloojangut gaasihiidudele Jupiter ja Saturn. Kui vaatate hilisööl idasuunas, saate näha Marssi ning enne päikese tõusu tõuseb idast hommikutäht Veenus. Lisaks eelnevale on praegu iga öö meist üle lendamas ka rahvusvaheline kosmosejaam. Ootamatult on taevasse tekkinud komeet, mis on Eestist hästi nähtav. Komeet C2020 F3 Neowise on iga päevaga kõrgemale taevasse kerkimas, sest liigub maale lähemale. Kõige paremini on komeet nähtav 23. juulil, kui komeet on alla 0,7 astronoomilise ühiku kaugusel maast. Komeet on palja silmaga nähtav kogu öö jooksul põhjakaares. Lisaks eelnevale on selle nädala taevast kaunistanud ka helkivad ööpilved. Aasta lõpus, 21. detsembril on taevas omavahel kokku saamas Jupiter ja Saturn. Vaadates seda läbi teleskoobi võib näha midagi, mis oleks kui ulmefilmist võetud, kus lisaks 2 gaasihiiule on nähtaval ka planeetide kuud. Kuna tähevaatluskuu on lähenemas, siis jagan teile ka mõned kasulikud lingid. Time and Date lehekülg on lihtne viis planeetide ja komeedi ülesleidmiseks. Veebileht annab hea ülevaate päikesest ja ööpikkusest, mille abil saab tähti vaatama minna just kõige pimedamal hetkel. Kõigile, kes aga soovivad veelgi põhjalikumat ülevaadet tähistaevast, soovitan proovida tasuta programmi nimega Stellarium. Selleks, et näha rahvusvahelist kosmosejaama, tuleb lõunataevast vaadata õigel hetkel, mida aitab teil ajastada NASA lehekülg Spot the Station. Selleks, et tähevaatlust ei rikuks ära pilved, on võimalik neid reaalajas jälgida ilmateenistuse veebilehelt. Kui teid aga huvitab kogu maailma ilm, aitab teid välja veebileht Windy, kus saab kaardil näha tuult, temperatuuri ja reaalajas satelliidifotosid. Kui teile meeldivad kvaliteetsed eestikeelsed videod ja kuna vaatate minu kanalit, siis tundub, et meeldivad, soovin teiega täna jagada 2 Eesti kanalit, mis on oma väga hea sisu poolest silma jäänud. Ajalugu Oskariga on kanal, kus on võimalik ilma ajalooraamatusse sukeldumata tutvuda Eesti ajalooga. Kanal näitab väga hästi tehtud illustratsioonide abil, milline oli elu vanal ajal ning kuidas toimus täpselt sõjapidamine Eestimaal. Kui on aga ajalugu selgeks õpitud, toob kanal Motopurk teieni kõik automaailmast. Oma uhkete kaadrite ja huvitavate väljakutsete poolest on kanal kui Eesti enda Top Gear. Kui teie ehk teate veel huvitavaid Eesti kanaleid, siis jagage neid kommentaariumis. Kuniks järgmise korrani, hoidke silmad taeva poole.